Räägime lehekülje mallidest ehk master pages. Kujutage olukorda, et teil on üks suur kataloog vaja kujundada ja igal leheküljel peaks olema üleval nurgas ettevõtte logo ja siis veel mingisugune graafika, mis kordub lehelt lehele. Tõenäoliselt juba aimate, et seda ei ole mõtet hakata igale lehele ükshaaval tegema ja selle asemel lahendame selle olukorra ära, kasutades lehekülje malle. Kui me lülitame paremal pool Pages paneeli sisse, siis me näeme, et tegelikult meil on igale lehele juba üks mall lisatud. Kui me vaatame neid väikeseid lehe ikoonikesi, siis igal lehel on väike A-tähekene üleval nurgas ja see näitab, et igale lehele on automaatselt rakendatud juba üks mall, mille nimi on siis A või mis on siis A-master. Ja tõesti see A-master meil siin üleval on ka olemas. Nüüd, kui me tahame seda malli vaadata või seda malli muuta, siis tuleb meil topeltklõpsuga liikuda siit sellest joonest ülesse poole, ehk siis me saame siin hakata seda malli muutma. Ja ma lähengi topeltklõpsuga siia peale ja nüüd on mul tõesti tööleht A-master. Teeme siia A-masterile midagi. Võtan ristküliku tööriista, määran talle mingisuguse värvi topeltklõpsuga, ütleme, et selline kollakas ja vean siia nurka mõned kastid. Nüüd, kui ma tahan oma tavaliste lehekülgede juurde tagasi minna, siis jällegi topeltklõps tavaliste lehtede peal viib mind sellest joonest siia allapoole, nii et kui ma teen topeltklõpsu, siis tõesti ma näen nüüd jälle oma dokumendi lehekülge ja märkate, et igale lehele on lisatud siis sama graafika, mis ma tegin sinna master lehele, nii et kui meil on vaja ettevõtte logo korrata 10 leheküljel, siis me teeme selle master lehele. Nüüd neid master lehti võib olla ka rohkem kui üks. Kui ma lähen topeltklõpsuga siia tagasi masteri peale töötama ja nüüd vajutan siin paneeli all servas uue lehekese ikooni, siis ei tehta mulle enam mitte tavalist lehte, vaid mulle tehakse uus master leht. Ja tõesti, klõps on siin ja näete, et mul tekkis selline asi nagu B-master. Nüüd ma teen siia B-masteri peale ka mingisuguse kujunduse, ma vean siia ühe suure sellise kasti ja lähen topeltklõpsuga jälle tagasi oma tavaliste lehtede juurde ja märkan, et mu tavaliste lehtede juures ei ole mitte midagi muutunud. Mitte midagi ei ole muutunud põhjusel, kuna kõik need lehed praegusel hetkel kasutavad A-masterit, aga selle uue kujunduse tegin ma siis siia B-masteri peale. Nüüd ma pean kuidagi nendele lehtele ütlema, et hei, kuule, sina kasutad hoopis B-masterit. Ja selleks märgin ära need lehed, millele ma soovin B-masterit rakendada. Seejärel nende lehtede peal siin parem hiireklõps ja siin on käsklus Apply Master to Pages. Valin selle ja siit ütlen, et lehekülgedele 6-7 rakendame hoopis B-masteri. Vajutan OK ja nüüd on tõesti nendel lehtedel on kasutusel B-master. Me näeme siit Pages paneelis ka, et väike B-tähekene on siin ja nendel lehekülgedel siin on kasutusel A-master. Ja jällegi, kui me tahame kas siis A või B-masterit muutma minna, siis topeltklõps viib meid masterite muutmisrežiimi ja uuesti topeltklõps siinpool viib meid siis tagasi tavaliste lehtede muutmise režiimi. Nüüd märkate ka seda, et tavaliste lehtede muutmise režiimis me ei saa neid master lehtedel tehtud asju haarata, ehk siis mul ei ole võimalik kuidagi kinni haarata neist kujunditest, mis mul sinna malli peal olid tehtud. Kui ma soovin neid kujundeid ikkagi jõuga siin lehel kuidagi muuta, siis selleks on kiirkäsklus Ctrl ja Shift. Kui ma hoian all Ctrlit ja Shifti ja seejärel klõpsan objekti peal, siis murtakse see objekt sellest mallist lahti ja tõesti, nüüd on mul võimalik siin lehel seda objekti liigutada. Teist objekti ei ole võimalik liigutada, see on veel malli küljes kinni, aga seda objekti on siis võimalik liigutada. Ja kui ma tahan muuta malli, siis märgin lehed ära, parem hiireklõps, Apply Master to Pages ja ütlen, et see leht on ka nüüd hoopis B-master. Masterite kasutamine on kiire ja efektiivne viis, kuidas teha suuremahulisi küljendustöid. Et tõesti, kui teil on mingisugused tootekataloogid või ajakirjade, ajalehtede küljendusprojektid, siis ei ole mõtet hakata igal leheküljel uuesti tegema seda korduvat ja korduvat graafikat, vaid kogu see korduv graafika tehakse siis nendel master page'idel ja ühes projektis võib neid master page'e olla palju rohkem kui üks.